Mina olen Martin Vällik, antud juhul siis mittetulundusühingu Eesti Skeptik esindajana. Ja üks teema, üks väärtus Euroopas, mida silmas peetakse, on muidugi ka teadus- ja tehnoloogia areng. Siin küberturvalisus käib ka kindlasti osaliselt selle alla, aga ka see teadus ja tehnoloogia ja ka tarbijate kaitse seal juures, eriti mis puudutab meie terviseteenuseid. Et see on ka kindlasti üks Euroopa Liidu sellistest suundadest ja paari sõnaga siis sissejuhatuseks neist asjust tahakski nagu jutustada. Alguses muidugi väikese kurioosumi näitel. Nimelt tarbijate kaitse üldiselt on niisugune teema, mida peetakse, et sellega tuleb tegeleda nii siseriiklikult, liikmesriigid üksinda, kui ka siis Euroopa Liidus laiemalt tervikuna, eks ju. Ja tervis on meie niisugune kallis vara ja seda tuleb hoida ja tervise kaitse on niisugune tähtis valdkond. Ja kui mingisugused otsused hakatakse tegema, siis kindlasti vaadatakse ka selle peale, et kuidas ta meie tervisele mõjub. Alates sellest, et kas tuleb niisugune tehas kusagil kinni panna või millised keskkonnanõuded tuleb panna, millised piiranguid teha ja nii edasi. Aga mis siis tervist puudutab, siis on muidugi tervishoiuteenused on niisugused erilist tüüpi teenused ja tervistooted on sellist erilist tüüpi tooted, et mitte igaüks, kes mõtleb välja, et ta nüüd on väga hea tervist kaitsva asja nagu valmis saanud, ei saa seda kohe suvaliselt müüma ja pakkuma hakata. Sest see eeldab ikkagi teatud teaduslikke uuringuid, tõestus selle kohta, et see teenus või see ravim toimib ja on ka ohutu selles piires, siis tugevad lobigrupid, võib niimoodi öelda, homöopaatide näol on suutnud Euroopa Liidu seadustesse sisse viia sellise regulatsiooni, et nende niinimetatud ravimid ei pea vastama kõigile nendele karmidele kriteeriumidele, mis tavalistele õigetele ravimitele määratud või ette on kirjutatud. Kas toidulisandi tootjatel ei ole samasugune lobi? Toidulisanditega, see on väga suur tööstus, eks ju, ja kindlasti on seal ka suured lobigrupid, aga see toidulisandite teema hoitakse ravimitest natukene eraldi. Ühe ettepanekuna, mille Saksa skeptikud või Euroopa skeptikud on aga välja käinud, et homöopaatilised ravimid siis jutumärkides, võiksid ka pigem jääda selle toidulisandite regulatsiooni alla. Aga hetkel käsitletakse homöopaatilisi ja antroposoofilisi nostromeid kui ravimeid ja tõepoolest ka Eesti ravimiregistris on registreeritud umbes paarkümmend nimetust, mis kannavad siis kategooriat homöopaatilised ravimid. Aga milles see erinevus on? Homöopaatiliste ravimite puhul ei pea nemad teaduslike uuringutega tõestama, et need asjad tõepoolest siis ravivad neid näidustusi, milleks nad siis nagu mõeldud on. Ma olen siin nüüd pikalt jutustanud ja et palun, kas tundub selline asi nagu imelik või tundub selline asi nagu normaalne või oli see nüüd teema, millele tegelikult ei ole veel mõelnud? Homöopaatia üle ma olen mõelnud küll ja ma ausalt öelda ei saa aru, kuidas saab ravimitel selliseid erisusi teha. Ravim on ravim, ükskõik kuidas me seda nimetame. Ravim võiks olla mingisugused katsetused läbinud, ilmselt kõik mäletavad sellist suurepärast ainet nagu DDT, mida kasutati kõige vastu. Ta vist ei olnud küll ravim, küll oli ta putukamürk. Ta oli putukamürk, ütleme, et vahet ei ole. Putukatõrje kui sellega tõrjuti kõike täisid, kirpe ja nii edasi. Ja suremus malaariasse langes kogu maailmas drastiliselt ja on pärast DDT ärakeelamist drastiliselt tõusnud. Täitsa nõus, aga
Aga siin ma ei ole väga kindel, kas see nüüd DDT-st üksi on põhjustatud, sest teatavasti ka malaaria põhjapiir on tunduvalt põhja poole tulnud, kui ta oli sel ajal. Et jah, et kui me teaduslikust maailmapildist räägime, siis ilmselt, ma ei tea, kas sa tahtsid seda puudutada, siis me kardetavasti ka peame korraks kliima soojenemise juurde minema. Või sul ei olnud seda plaani päris? Seda plaani mul hetkel veel ei olnud. Okei, siis vaatame, et peaasi, et sa oma jutu saaksid ära räägitud. Et väga paljud on minult küsinud, et mida ma arvan teaduslikust maailmapildist. Ja minu vastus on see, et ma arvan, et ta ei ole küll parim, ma arvan, et ta ei suuda kõike seletada, aga samas midagi paremat meil ei ole ka. Jah, et juhul, kui meil on küsimusi, millele saab teaduslikult vastuseid otsida, siis kindlasti seda võimalust tuleks ka kasutada. Just. Kas on umbes ka sinu arvamus selles suunas või on teistmoodi? Ma olen täiesti nõus sellega, et meil ei ole mingeid paremaid vahendeid praegu välja pakkuda asjade olemuse välja selgitamiseks ja nendega kaasnevate ohtude. Ja, et see teadlaste armee on kindlasti olemas ka Euroopas, eks ju, ja teadus on üldiselt selline rahvusvaheline tegevus, et teed sa teadust Euroopas, Austraalias või Hiinas, eks ju, see meetod on ikkagi enam-vähem ühtne ja tulemused, kui tehakse samades tingimustes, võiksid täpselt enam-vähem samamoodi nagu ka välja tulla. Et mis ma tahan sellega öelda, on see, et kui meil ka Euroopa Parlamendis näiteks või Euroopa tasandil tekib selliseid põhimõttelisi küsimusi, et kas toimida nii või toimida naa, kas võtta vastu see otsus või võtta vastu teine otsus ja teadlastel on nagu selle kohta midagi lisada, midagi öelda, mingisugused andmeid sinna juurde panna, siis võiks seda arvamust küsida ja sellega ka arvestada. Iseasi, teinekord tõepoolest me teame, et need lobigrupid teevad oma tööd ja see on nende õigus ja nende vajadus. Aga samas võiksid mingisugused kontrollimehhanismid siiski minu meelest kusagil ka olla, et selline tosama see homöopaatia näide, eks ju. Et kui meil on ikkagi tegu ravimitega, siis olgu tegu ravimitega ja kõikidele ravimitele, mis pürgivad saama nagu ravimi nimetust, võiksid vastata samadele kriteeriumidele, mitte me ei hakka tegema mingisugusele teatud osale hinnaalandust mingisugusel poliitilisel põhjusel. Mõttepaus. Et see oli nii pikk ja keeruline lause, et see tuleb nüüd läbi meelde. See kõlab nagu teadlaste ülemvõim ja see oleks võib-olla mitmeski mõttes soovitatav, aga ma kardan, et poliitikud on sunnitud siiski ka rahva arvamusega arvestama ka sellistel puhkudel, kui see ei kattu akadeemikute ja spetsialistide hinnangut. Ma olen nõus, et arvamusega peab arvestama, aga lollusi ei tohi seaduseks muuta. No paraku on meil palju näiteid sellest. Jaa. kuidas hea põhimõte siiski ei tööta või pole seda rakendamist vajalikuks peetud. Paraku me elame demokraatias. Õnneks elame demokraatias. Ja kindlasti demokraatliku maailmakorralduse juurde käib ka see, et tarbijatel on õigus teha valesid valikuid. Valesid siis selles mõttes, et mida osad inimesed arvavad, et on valed, siis need, kes valikuid teevad, nende jaoks on need õiged. Ja see valikuvabadus on kindlasti väärtus, mida tuleb nagu hoida ja ka seda edendada. Aga siin on ka näiteks homöopaatia puhul, see on selline uskumise küsimus, justkui nagu vähemalt teadusliku maailma pildi nurga alt vaadates. Et kindlasti ei saa selliseid asju nagu ära keelata, küll, aga igal asjal võiks olla oma selline sobiv koht, eks ju, et selline piiride hägustamine uskumuse ja teaduse vahel võib mingisuguses teises olukorras hoopis tõsisemaid tagasilööke tuua. Kes on nüüd jälle heliseb? Konkreetne küsimus sulle, kuidas sa soovitaksid reguleerida ravi näiteks selliste preparaatidega nagu amygdaliin ehk niinimetatud vitamiin, mis ta oli, B17? Ta ei ole vitamiin, eks ole? Jah, ta nii-öelda vitamiin. Ja ta on potentsiaalselt ohtlik
tõestatult mürgiste preparaatidega, et kas selle peaks üldse ära keelama või võiks seda siiski kuidagi arstiga kooskõlastatult või patsiendil lubada enda peal loomkatseid teha? No patsientide peal katsete tegemine on ka väga selline reguleeritud valdkond, kus peab eetikakomisjonide asjad nagu läbi käima, eks ju. Aga Euroopas on ka olemas vist kemikaali direktiiv, kus on kirjas kõik igasugused kemikaalid, nende omadused, nende kasutusvaldkonnad ja potentsiaalne ohtlikkus siis kogu selliselt ja muude selliste asjadega määratletud. Et kindlasti see kemikaalina asi peab ikka kirjas olema, kui ta kemikaali on, eks. Aga kas seda nüüd inimeste peal kasutada, teadusuuringud näitavad, et kasu temast ühegi haiguse ravimisel ei ole. Aga siiski ravi jätkatakse ja praegu toimub see nii, et seda smugeldatakse kuidagi, ma ei tea, Mehhikost kuidagi maale, ilma loata patsiendid tarvitavad seda omal riisikol ja ei julge sellest oma arstile rääkida, et see ei ole nagu ka tore. Jah, kuidas arstide suhtlusoskusesse tuleb kindlasti investeerida, et sellist nii-öelda arrogantset suhtumist vähendada, aga see on juba nagu natukene teine probleem, kuigi sellega seonduv. See puudutab ka näiteks seda vaktsineerimise teemat, sest et paljud lapsevanemad, kes on otsustanud, et nemad oma last ei vaktsineeri ja samas nad ei nagu on tihti sellised lugusid, kus arst nende valikusse suhtub väga, väga nagu üleolevalt ja see ei ole kindlasti nagu õige viis, kuidas positiivset hõlmamist nagu teha või kuidas seda adekvaatset informatsiooni inimesteni täpsemalt viia. Et ilmselt puudutab ka see siis neid mitmesuguseid alternatiivseteks peetud raviviise. Et avatus on kindlasti väärtus, mida tuleks nagu hoida ja ka raviarst ta võiks olla teadlik, mida inimesed kõik kasutavad ja anda sealjuures siis parimat nõu, mida nagu anda saab. Aga kas teil siis juba ei teki kohustust nagu patsienti, kes keelatud aineid tarvitab, tema peale politseisse kaevata? Ei tea, kas on. Aga kas peaks olema? Sellisel juhul ju ei tule keegi ka rääkima. Kui meil on avatus, eks ju, siis me peame teadma, et oleme kindel sellest, et meid üles ei anta. No siin hakkab tulema see patsiendi ja arsti vaheline konfidentsiaalsus. See on täpselt samamoodi nagu pihil käies ei tohtinud Kerko härra mitte edasi öelda seda, mida ta pihitoolis kuulis. Minu meelest see ei ole päris nii, et sa võid arstile kõike rääkida ja saad eeldada, et ta ei teata kusagile instantsidele näiteks, kui sa muu hulgas on vihjed sellele, et sa oled sooritanud raske isikuvastase kuriteo näiteks siis. Jaa, seda ma ei tahagi väita, aga ma räägin siis tervislikust seisundist konkreetselt. No see, kui inimene ennast amygdaliiniga ravib, annab mõista, et kusagil on mingi võrgustik, kusagil on kuidagi suudetud seadust rikkuda ja smugeldada üldse see ravim Euroopasse või Eestisse, minu meelest ei peaks olema keelatud. Et sellisel juhul juba patsient minnes avasüli arsti juurde ja teatades sellest ravist riskib mingis mõttes ikkagi, ütleme nii, ma leian, et see tuleks selgeks rääkida, et patsiendid teaksid, mis nendega juhtub, kui nad on võtnud vastutuse oma tervise eest enda kätte ja ravivad ennast keelatud ainetega. Nojah, eks ole, see analoogia on see, et kui keegi teatab, et ta peavalu heroiniga näiteks ravib, eks ole. Kas arst peaks teatama või ta ei peaks? Mina leian, et sellisel puhul ei peaks, aga kuhu see piir tõmmata? Väga keeruline, jah. See on keeruline ja tuleks selgemaks vaielda, kui ta praegu on. Jah. Või, mis sa arvad? Jah, mida vähem segaseid kohti, seda parem, eks, aga eks neid segaseid olukordi kindlasti tuleb juurde ja iga asja nagu ette mõelda, ette teada kindlasti ei ole ka võimalik, kuigi arstidel kindlasti on oma kogemusbaas, eks, oma kogemuste pagas, mille põhjalt nagu mingisugused üldistus on võimalik teha. See muidugi eeldab jälle teaduslikku uurimust, eks, et kuidas asjasse suhtutakse, milliseid olukorda neil on ette tulnud ja kuidas nad seda lahendanud on. Ja vastavalt sellele siis mingil hetkel kunagi
see on kindlasti ka riigiti erinev, eks ju, et mida tarvitatakse, mis ühes või teises riigis on keelatud või mitte keelatud. Nii, mis me oskame veel niisuguse teaduspõhisuse koha pealt arvata nii-öelda Euroopa Liidu tasandil? Et kosmoseuuringud on kindlasti väga suur valdkond, eraldi peatükk, vist oli seal teadus, tehnoloogia ja kosmoseuuring, eks ju, et niisugune ühine kosmose uurimine. Jah, ühest küljest me uurime kosmost, eks ju, saadame orbiidile keerukaid teaduslikke aparaate, me tõstame seda tehnoloogia arengut, innovatsiooni ja sellist tehnoloogilist loomingut väga nagu esile, eks ju, aga samas eks ju oleme mõnes mõttes oma mõtteviisilt ikkagi nii-öelda eelteaduslikus ajas, eks ju, kui me mõtleme näiteks kas või selle sama homöopaatia tunnustamisele Euroopa tasandil, mille otsustas ju Euroopa Parlament, eks ju, kuhu kuulub, palju inimesi sinna kuulub, eks ju, et sealt hulgas on isegi teadlaseid. Jah, aga suurem enamus otsustas, et jah, niisugune porsaanreige, kuidas eesti keeles on öeldakse, aiaauk või tagauks. Tagauks ilmselt, jah. Et tagauks sinna seadusesse tuleb teha. Et kuidas sellest üle saada, kuidas me... kodaniku tasandil aktiveeruda ilmselt, kui see meile ei meeldi. Jah, aga teised kodanikud on aktiveerunud, et niisugune asi nagu tehtud saaks. Vaevalt, et me nüüd mõtleme siin välja ideaalse lahenduse, eks, aga see on ilmselt ka küsimus, mida meie Euroopa Parlamendi saadikutele tuleks võib-olla ette panna. Kindlasti see ei ole nagu küsimus number 1 tänapäevases maailmas, eks ju, aga kuivõrd parlament on suur, seal on palju inimesi, siis ilmselt jõutakse tegeleda ka paljude küsimustega. Jah, ja ega see ei ole ka kindlasti mitte viimase järgu küsimus. Sest et oletame, et mis saab siis, kui Europarlament, ma täiesti spekuleerin ja ma hetkekski ei usu, et see saaks teeks, kui ühtäkki ütleb Europarlament, et aga nüüd on nii-öelda parateadused tavalise teadusega täiesti ühel pulgal. Mis siis, kui Europarlament kehtestab, et 2 + 2 ei ole enam 4, aga on näiteks 3,5. Jah, tehakse rahvahääletus selle kohta, et kui palju see vastus peaks olema. Just. Et rahval peab kindlasti olema hääl, aga kusagil võiks olla ka mõistuse hääl. Kuidas seda teha? Ma ausalt ei tea. Ja mul ei ole hetkel ka häid ettepanekuid. Kuna sina oled selle teemaga süvitsi tegelenud, siis ma arvan, et sinul on paremaid mõtteid. Ei ole puht sellepärast, et see valikuvabaduse teema või inimeste otsustusõigus iseenda üle otsuseid teha on kindlasti üks väärtus, mis on nagu ilmselt olulisem mõnedes kohtades kui nii-öelda teadusliku tõe tagaajamine. Samas, kui see sama teadusliku tõe eiramine hakkab viima juba selliste tagajärgedeni, mis on ohuks inimestele endile ja mitte ainult neile, kes oma otsuseid teevad, vaid ka kõikidele teistele, näiteks see vaktsineerimise teema. Et kui ikka väga suur hulk inimesi hakkab otsustama, et nemad ei vaktsineeri, kuna nemad on kusagilt kuulnud, et see on väga paha asi, siis kui neid inimesi liiga palju saab, siis on see ohuks juba mulle, minu lastele, lähedastele ja rahvale nagu laiemalt. Siis saab teema julgeolekustada ja kehtestada sundvaktsineerimise. See kõlab hirmsalt. See kõlab päris koledalt. Kas sina siis ei tahagi, et kõik inimesi sundvaktsineeritakse? Sa oled ju veendunud skeptik ja vaktsiini pooldaja. Ja ei, mina ei taha, et inimesi sundvaktsineeritaks. Tõepoolest ma ei taha seda. Ma tahan seda, et inimesed oleksid piisavalt teadlikud, et nad võtavad vastu otsuse, mis siis toetub parimatele teaduslikele teadmistele ja usaldavad selle ala spetsialiste, kui neil endil, meil kellelgi meist ei ole ju võimalik olla spetsialist kõikide terviseteemade puhul, eks ju. Et see usaldus nagu teaduse vastu, kuigi skeptiline usaldus teaduse vastu, et see võiks nagu olemas olla.
teadus ongi ju skeptiline tegevus ka selles mõttes, et ka iseenda tõdesid pannakse Just. pidevalt uuesti kahtluse alla ja uuritakse veel ja täpsemalt ja nii edasi. Et see otsustusprotsess inimeste peas võiks nagu ise sinnamaani jõuda, et jah, vaktsineerimine on ilmselt mõistlikum otsus, kas ta nüüd ainuõige on, okei, aga antud juhul on ta mõistlikum otsus kui vaktsineerimata jätmine. Et see oleks nagu see ideaalolukord, mida mina tahaks, et võiks meil olla. Ja mis ilmselt on üks vaktsiinivastaste probleemidest, on see, et tähendab, ma usun, et keegi ei vaidle selle vastu, et on inimesi, kellel tõepoolest on vaktsiinide vastu ülitundlikkus. Loomulikult on selliseid juhtumeid. Aga inimene teatavasti lepib tunduvalt paremini negatiivset kui positiivsete uudistega. Me saame teada, et 1000-st kas siis suri või sai tervisekahjustusi vaktsiini tagajärjel. Me jätame tähelepanuta, et 1000 seda ei saanud, 1000 ei haigestanud mingisugusesse haigusesse. Me vaatame ainult seda ühte. Ehkki 1000-st üks on siis 0,1%, mis on palju, jah. Aga ma võtsin selle praegu ka täiesti laest. Ja mis vaktsiini puutub, siis seda ma tean enda käest, et kui ma kunagi sain puukentsefaliidi vaktsiini, siis vist pole elus nii halb olnud kui 2 tundi peale seda. Aga see läks üle? Jaa, loomulikult, jah. Ja nüüd, kui puuk tuleb, kes entsefaliidi viirust kannab, et siis ilmselt oled see kaitstud. Just täpselt. Ja, sest see entsefaliidi saamine ilmselt on tunduvalt hullem, kui see 2 tundi peale vaktsineerimist olnud pahaolek. Just. Ma olen ka selles üsna veendunud. Kas me oskame midagi veel siis teaduse seisukohalt nagu vaadata, sest ühest poolt on, eks ju, see tarbijakaitse on Euroopa tasandil selline oluline teema. Tarbijakaitse ka selles mõttes, et keegi ei pakuks meile valede väidetega udujuttu ja hakkaks selle kaudu meile mingeid tooteid müüma. Seetõttu ka nende toidulisandite või ka toiduainete terviseväidete selline sõelumine. Eestit puudutas see siis sellega, et kas helluse toodete seeria võib kasutada siis mingisugust lauset, mis viitab sellele, et see nagu teeb sul tervise paremaks või hoiab, eks ju. Ja praegu leiti, et piisavalt selliseid kvaliteetseid uuringuid ei ole, et neid väiteid võiks nagu toote reklaamimisel välja öelda. Et ühest küljest tundub, et jah, see asi on võetud nagu sihikule, sellega tegeletakse ja see on oluline, et sellega tegeletakse, aga teisest küljest, tuues taas selle homeopaatia näite, eks ju, on loodud siis selline võimalus, et täiesti ilma kinnitavate teaduslike uuringutega saab mingisugune klass asju ravimi nimetuse. Sa ei ole puudutanud ühte teemat, mis vist su ettekande pealkirjas sees on, nimelt haridus. Et kas on võimalik, et kui me muudame kuidagi hariduse norme Euroopa üleselt, siis mõnekümne aasta pärast enam homeopaatilisi ravimeid apteegis ei müüdagi, sest inimesed on piisavalt hästi haritud, et saada aru sellest, et see ei ole ravi. See on jälle keeruline, sest haridus on väga lokaalne selles mõttes, eks, et igas kultuuris, igas riigis, igas keeles, eks ju, on see hariduse andmine väga, väga, väga kohalik nähtus. Ja kuigi sellised üle-euroopalised väärtused kindlasti ka meil hariduses ju vast kajastuvad, eks ju, kas või sama teaduslik maailmapilt ja muu selline. Olles ise õpetaja, eks ma ise püüan ka lähtuvalt siis muidugi riiklikust õppekavast ja samas muidugi ka iseenda veendumustest siis seda maailmapilti nagu edasi anda. Et vähemalt need lapsed, kes minu käe klassist on läbi käinud, eks ju, nad on vähemalt kuulnud sellest, kas nad selle nüüd omastavad ja kuidas nad seda elus rakendavad, see on juba iseasi. Aga kindlasti on haridus see just nagu noortele suunatud haridus, üks viis, kuidas me seda libateaduste kandepinda vähendada saame, sest täiskasvanud inimest ümber veenda on tunduvalt keerulisem kui siis noorte inimeste maailmapilti kujundada. Sellele kirjutaksid ilmselt paljud terroristid ka alla. Jah, ja see on juba vana jesuiitlik tõde, eks ju, andke mulle laps varakult kätte ja temast saab
aga siin jälle tuleb see teine teema, nende vandenõude ja selliste mõjuagentide lugu, mis on jälle omaette huvitav, eks ju, sest ka Euroopa tasandil on tõstetud küsimus keemiapilvede keelustamise kohta. Sa tead, mis on keemiapilved? Kahjuks küll, jah. Kõik pilved on keemiapilved. Muuseas, kõik pilved on keemiapilved, oleme ausad, jah. Aga nii-öelda see chemtrails ehk keemiapilved on siis nagu teooria selle kohta, et kui lennukid lendavad taevas ja sa näed nende taga valget jutti, siis osad... Mitte iga valge jutt ei olegi. Jah, vähemalt osad neist, eks ju, et see siis tähendab seda, et lennukitelt pritsitakse ilmastikku muutvaid, potentsiaalselt ilmastikku muutvaid kemikaale. Oi, mitte ainult ilmastikku muutvaid. Ja seal on ka nanokiipisid, väidetakse pritsitavat meie peale, mis siis muudaks meid ilmselt kuulekamaks mainstream uudiste suhtes ja valitsustele paremateks kodanikeks. Et selline küsimus on siis tõstatatud Euroopa tasemel, et keemiapilvede pritsimine tuleks ära keelata. Mina arvan tegelikult seda, et neid tuleks uurida. Neid tuleks uurida ja mitte sellepärast, et ma arvaksin, et seal on midagi tõsist taga, vaid vastupidi, et saaks näidata, et seal ei ole tegelikult midagi tõsist taga. Mis ei sega kindlasti mitte vandenõuteoreetikuid, sellepärast... Absoluutselt mitte. Jah. Neid ei sega üldse miski asi. Ei, loomulikult, jah. Aga need uuringud maksavad jube palju raha. See ei ole niisama lihtne, et ma nüüd lähen kaevan augu, võtan sealt pinnaseproovid ja teen selle põhjal järeldused, eks ju, sest see on ikkagi pikaajaline selline programm. Seda kindlasti, aga väärarvamuste kummutamine ei saagi vähe maksta. Kas nad on nii olulised, et sellega peab eraldi tegelema? Sest keskkonnaseiret tegelikult tehakse, need andmed ilmselt on riigiti erinevates kohtades olema, ka Eestis on keskkonnaseire need kohad, metsades, ma ei tea, ma olen ühes kohas käinud, aga ma ei ütle, kus see on. Võib-olla need inimesed, kes muretsevad selle pärast, peaksid koguma mingid ressursid, koondama oma ressursid ja proovima ise neid analüüse võtta. See on suurepärane mõte. Selles mõttes, et kas või Kickstarteri ühisrahastust taha ja uurime välja, mis seal keemiapilvede sees on. Jah, kodanikualgatused on loomulikult asi, mida tuleb nagu toetada ja see on idee siis neile, et kui te tahate midagi teada saada, ega muud ei ole, kui võtke käärega ka keisid üles, hakkake ise nagu tegema. Aga ei tasu nagu oodata või eeldada seda, et Euroopa maksumaksja igasuguste selliste vandenõude peale peaks hakkama oma uuringurahakotti avama. Milliseid vandenõusid me veel teame ja mida teadus puudutab, või on meil aeg juba saamas ümber, et anda... Kella ka pärast, kes sa hakkab saama ümber, jah. Aegva vana vandenõulane. Jah, seda ei peata ka miski. Aga selge, anname siis otsa üle ja vaatame, mis edasi saama.